Grete Steinburg, palju õnne Rakvere rattamaratoni võidu puhul. Aitäh! Rääkides tänasest sõidust, iseloomusta natukene, kuidas sul täna tundus? Ei, mulle Rakvere on tavaliselt meeldinud, et ta on pigem natukene tehnilisem võib-olla kui siin osad teised etapid, et rada oli kihvt ja muidugi kuiv ilm on ta teinud päris kiireks, et täna oli korralik kihutamine kohati, aga ei, mulle meeldis. Vaadates natukene nüüd ette ka, siis järgmine etapp tegelikult on ju sul koduradadel Rakkes. Millised mõtted selles osas on? Jah, et ma olen kõigile öelnud, et millegipärast mulle kodus sõita ei meeldi. Et võib-olla see nädal enne on ikka kodus hullumaja, et tegemist on palju aga selles mõttes, et rakkerada on ju hea ja pigem ikkagi raskem, mis mulle jällegi meeldib, et kindlasti lahjema kui esikoha mõttega ei tasu üldse rajale minna. Ma küsin sult natuke teistmoodi, mida peaksid teised tegema, et Grete Steinburgi võita? Trenni. Selles mõttes, et miski ei tule niisama, et ma olen selle nimel ka väga palju tööd teinud. Aga Rakkes siis eesmärk ikkagi võita ja kuidas sarjas on? Võtad ikkagi eesmärgiks kogu sari kinni panna, sest sul esimesed etapid jäid ju vahele? Jah, et eks ma vaikselt sinnapoole tahaks liikuda, aga see rattasport on kord tehnikasport, et kunagi lõpuni ei või kindel olla, et üritan järgnevad 2 etappi kindla peale sõita, aga hästi sõita ja siis nagu selgub, aga 2 etappi Rakke ja Rõuge, mis on jäänud, et need mõlemad rajad mulle peaksid väga hästi sobima, nii et. Palju õnne sulle veel kord ja jõudu! Aitäh!